Punnvõrride sari on tehnikahuviliste noorte ja vanemate kooskäimise koht. Selles sarjas võivad kõrvu sõita nii lapsed, isad kui vanaisad. Sõidud ongi just sellised, et igaüks leiaks oma. Mul vend sõidab ja isa ka ja siis ma käisin veel võistlusel kaasas ja hakkas meeldima. Kui tihti peate võrre remontima? Iga päev. Selles mõttes iga sõit see, terve see hooaeg on olnud nii, et mitte ühtegi sõitu ei ole saad teha niimoodi, et mitte midagi ei tee. Et mina ise sõidan vähem, poiss sõidan mul rohkem. Andke üks näpitsad veel. Kus te saite Punnvõri pisiku? Punnvõri pisik on mul juba sees sellest aastast saadik, kui ma sain äkki esimeses klassis ehitasin endale esimese Punnvõri. Ja sellest aastast saadik on, ei saanud, aitäh. Et sellest aastast saadik on juba see Punnvõri pisik sees, aga uue pisiku selles mõttes, et nagu teistkordselt vahepeal ma ikka 10 aastaid ei sõitnud Punnvõriga. Et uue pisiku ma sain põhimõtteliselt poisi ja poisi sõbra käest, üks Robert oli. Nemad hakkasid siin võidu sõitma ja siis ühtegi sõitu nad lõpetada ei saanud, siis ma mõtlesin, et nad peaks tegema siukse pilli, mis lõpuni ka kestab. Aga ei tule hästi välja, nagu näha. Pikemat pinget ja kaasaelamist pakub kahtlemata kestvussõit. Kestvussõidus antakse start ja kihutatakse kuni 5 tundi. Aga võimeid ja masinaid pannakse proovile ka sprindis. Eraldi karikasari on meil ka sprindisõidus, mis kujutab endast seda, et 6 ringi sõidetakse ühtepidi, 6 ringi teistpidi. Muidugi see sõltub nüüd rajast, lühematel radadel on ka 8 ringi, soolapillidel ja külgkorvid siis vastavalt kas 4, 5 või 6 ringi. Kogu see hullus sai alguse 2010. aastal Levala külas Rakvere vallas, kui esimest korda läksid rajale 3 tunniks 13 Punnvõrri. Punnvõrri karikasarja peeti 8. aastat. Erinevad etapid sõideti mitmel pool üle Eesti. Kuigi ka Tallinnas on piisavalt selle ala harrastajaid, pole pealinlased millegi pärast ühtki etappi veel korraldada võtnud.